tere, mina olen Maru. Ma olen Taimse teisipäeva ja Chefs for Change saadik, taimetoidu entusiast ja kokoraamatute autor. Täna teeme koos teiega 3 barbecue'st inspireeritud rooga. Esimeseks on üks suuremat sorti võiku, kus on grillitud portobellod. Edasi keerame midagi wrapi sisse ja kolmandaks vaatame, mida annab teha indipähklitest. Saiaviilu saime lõigatud. Järgmisena viilutame ära portobello. Pann on meil nüüd tuline ja paneme seened praadima. Seened on kenasti kuldsed. Paneme neile veits pipart, sest kui on midagi, mida ei ole kunagi liiga palju, on must pipar. Natukene sinapiseemneid ja natukene barbecue kastet. Keerutame selle kasta nende seente ümber niimoodi toredasti. Nüüd paneme aia peale hummust. Hummus ei ole küll otseselt mingi barbecue teema, aga ta on väga hea maandumine sellisteks grillitud asjadeks. Natuke õuna. Väga magus. Ja nüüd seined. Väike kaunistus lillede näol ja ma arvan, et me võime hakata oma võileiba sööma. Minu võiku on valmis. Teiseks roaks teeme me peedi pestoga nisu maisi tortiljasid ja sinna vahele praeme krõbedaks käbitud kaera. Pann on tuline, nagu ikka, natukene õli ja siis paneme peale rebitud kaera. Maitseks pisut paprikapulbrit, natuke kaienni, tšillihelbeid ja siis viimasena barbecue kaste. Ja särin on paras hetk panna teise panni peale ka meie tortiljad. Toreda ilusa väikse tortilla peale paneme veidikene peedipestot. Ehk siis siin sees on kergelt röstitud peedid, päevalille seemned, maitsepärm või siis pärmihelbed, kuidas keegi, soola ja pipart. Mõned krõmsud saatelehed ja siis rebitud kaer. Mõned vürtsidega röstitud kikerherned, natukene värsket punast sibulat ja koriandrit. Ongi meie peedine tortilja valmis. Kolmandaks roaks on meil ingveritulised pirnid indipähkli kreemiga. Kõigepealt tuleb indipähklid likku panna. Indipähklid ma soovitan alati pesta, sest et nad on suhteliselt mustad muidu. Siin on nad juba leotatud ja nüüd paneme nad blenderisse. Kaasa me võtame natukene sidrunit. Võtame sidruni koorimiseks sellise toreda ristapuu ja võtame kaasa suhkru. Riivime natukene sidruni koort. Natukene sidruni mahla ka. Hoia lihtsalt peopesa all ja seemned peopesse. Paneme natukene suhkrut ja natukene vanillisuhkrut. Ja siis paneme pisut vett. Pann kuumeneb. Nüüd lõikame liidutaks pirni. Koore võib peale jätta, võib maha võtta. Vee on kenasti sulanud. Läheme natukene suhkrut, veidikene roosevipred, pisut kaneeli ja ingverit. Ingverit päris lahkelt kohe. Kui suhkur on juba ära sulanud ja enam ei tunne, et siin oleks selliseid suhkrukristallitükke, siis võib pirnid panna. Serveerime siis oma magustoidu ära. Siin on meie indipähkli kreem. Mõnusalt paks, natukene nagu kohupiim, aga indipähklitest. Pirnid on siin natuke niimoodi hiiriseliseks läinud. Ja kuna mina usun, et igas magustoidus peab olema midagi magusat, midagi kreemist ja midagi krõbedat, siis veidi karamelliseeritud kaarehelbeid ja meie magustoid on valmis ja tisu. Minu 3 barbecue'st inspireeritud rooga on valmis nüüd. Mina hakkan sööma ja mõnusat toidu valmistamist.